Kabiinijutud podcast ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda esitleb EPA Stuudio 2025. Tere, head pärastlõunat. Hea meel on siin EPA Stuudios tervitada kahte kogenud EPA Stuudio hunti viimasel 2 päeval, kes on juba mitmes arutelus jõudnud osaleda. Meili Lindsaar Põllumajandus-Kaubanduskojast, Andres Oopkaup, Kevili nõukogu esimees ja Krookus OÜ juht. Tere! Tere! Mina olen Ants Viira Põllumajandus-Kaubanduskojast ja me räägime nüüd selles pooltunnist toidust ja maksudest. Põletav teema, et võib-olla me iga päev ei mõtle sellele, aga toit Eestis on maksustatud, nii nagu tegelikult ka kõik teised kaubad. 24% käibemaksu, see tähendab aastas umbes 535 miljonit eurot tulu riigi kassasse. Kui me nüüd mitte toidulistest põllumajandussaadustest räägime, siis tegelikult meil on ka pahedemaksud. Alkoholiaktsiisi laekub umbes 250 miljonit, tubakaaktsiisi teine 250 miljonit ehk et põllumajanduslik tooraine läbi tööstuste genereerib siis umbes miljard makse Eesti riigi kassasse. Aga umbes viimase aasta jagu on olnud üleval selline debatt toiduainete käibemaksu osas, toidu maksustamise osas. Julgeks öelda, et see debatt on olnud siuke nagu pisut pinnapealne või arglik, et aeg-ajalt ta tuleb, aga ta kuidagi siis ta sumbub vaikselt. Ühepoolne, ma arvutaks isegi. Võib-olla ühepoolne. Aga enne kui me selle käibemaksu teema juurde läheme, mis muidugi on põletav, et võib-olla võtaks natuke laiemalt toidu ja maksude teema. Meili, ja sina oled meil toiduvaldkonna juht, et kas käibemaks on ainukene maks? Me juba vastasime ära, et ei ole ainukene maks. Aga kas me tänases debatis peaks tegelikult lisaks käibemaksule ka teisi toitu puudutavaid makse arutama? Ma arvan, et niikaua kui me rakendame ühetaolist käibemaksusüsteemi ehk seda 24% absoluutselt igasugustele erinevatele kaupadele, sealhulgas ka toidukaupadele, ma arvan, et niikaua on võib-olla see debatt natukene liiga julm siis tarbijale. Nüüd nagu sa tõid õigesti välja, siis üks toidugrupp, mis on tõesti alkoholsed joogid, kasutab, selles mõttes ta on tõesti tarbimismaksuna läheb arvesse, on siis aktsiisina, et seda on ju ka niimoodi, et seda on aeg-ajalt jälle tõstetud ja siis mingil hetkel on otsustatud, et võiks ka natukene vähem seda aktsiisi koguda, aga see selleks, et jah, on olnud ju ka eelnõu laual, täitsa nii-öelda selles mõttes ka jõudnud võib-olla Riigikogu suurde saalide päris ei jõudnud, aga oli ta siis nii-öelda valmis kujul esitatud, mis puutub siis seda magustatud jookide maksu ehk võib-olla siis saaks öelda, et ta on nagu justkui nagu suhkrumaks, võib-olla sellised võllanaljadena oli ta nagu paksumaks, et me siis maksustame mingil määral selliseid halbasid harjumusi või siis püüaksime neid inimesi liigutada sinnapoole, et nad tarbiks või valiksid siis neid toite, mis on nagu rohkem tervislikumad. Aga jah, selles mõttes selliseid debatte ei ole Eestis just väga palju peetud, mis puudutavadki selliseid tervise ja tervise ja heaolu nagu makse, et toidu puhul on suhteliselt keeruline neid ka nagu sätestada, et siis milline siis see toidugrupp või milline see toiduaine on siis rohkem kasulik ja milline on siis nagu vähem kasulik, et justkui siis nagu sellest vähem kasuliku toidu eest me võiksime siis natuke rohkem maksta. Nii et need süsteeme luua lõpuks on suhteliselt keeruline ja mis on siis nagu kõikide suhtes ka õiglane. Jah, et ma arvan, et nii kaua, kui meil on see käibemaks ikkagi väga kõrge, ka võrreldes teiste riikidega, on natukene, ei ole õige aeg rääkida võib-olla teistest toidule kehtestavatest maksudest. Aga Euroopa tasandil ometi vist räägitakse, et kui ma olen õigesti lugenud memosid, siis mõte üle-euroopalisest rasva- ja suhkrumaksust
vähemalt arutelu tasandil ju kuskil on käimas. Jaa, et ütleme niimoodi, et seda suhkrumaksu on rakendatud teistes riikides veel, et meie naabrite juures lätlastel, leedulastel on suhkrumaks olemas, mingil kujul on osadel ka rasvamaks olemas, osades riikides on kehtestatud ületöödeldud toodete maks, aga nagu ma ütlesingi, et lõppkokkuvõttes see süsteem, et inimesed siis valiksid siis neile nende jaoks siis tervislikamaid tooteid, et see on suhteliselt keeruline, et me anname siis mingisugusele toidule väärtuse, et ta ei ole justkui nii hea või et inimese tervisele ta ei ole hea ja siis me hakkame neid valikuid tegema, et tõesti selle suhkruga, et suhkur on kunagi öeldi valge surm, et justkui peaks nagu vähem tarbima. Selleks me tehti innovatsiooni toiduainetööstuses, loodi siis magusainete asendajad või mis ühel hetkel ei olnud ka just kõige tervislikumad. Ja niimoodi on nende kõikide asjadega, et ja küll võtame siis soola vähemaks, võtame rasva vähemaks, ma alati toon teise näite, et näiteks piimaga, et mingil hetkel öeldi, et väga hea, et joome siis vähem rasvast piima, võtame see 0,05%, justkui nagu väga hea, aga midagi pole teha, osad vitamiinid, suurem osa vitamiine, mis siis piimas kaasas käivad, on rasvlahustavad, et kui sa selle rasva sealt ära võtad, siis hakkad uuesti nagu jõuga siis neid vitamiine sinna tagasi suruma, et see on siis nagu parem variant, et me teeme nagu selliseid valikuid väga ühekülgselt, et lõppkokkuvõttes me peame küsima, et millist probleemi me siis selle maksuga lõpuks nagu lahendada tahame, kas me tahame lahendada seda, et inimesed toituksid tervislikult, oleksid lõppkokkuvõttes ka tervemad või me tahame otsida lahendusi, et oma riigikassas mingisuguse puudujääke siis täita. Mulle tundub, et see viimane on ikka praegu põhiline. Aga ma tõenäoliselt ei saa nagu Meelile siin väga takka kiita, aga ma mõtlen praegu niipidi, et mingi kogus suhkrut on inimesele vajalik. Mingi kogus soola ehk mineraale on vajalik. No just. Mingi kogus rasva on vajalik. Just. Ja me räägime tegelikult sellest, et sisuliselt me peaks ületarbimist nende tootegruppide osas ju suutma maksustada, mitte seda, mis on normaalne. Et ma tahan oma selle lausega sisuliselt öelda seda, et see süsteem läheb nii keeruliseks, et seda ei ole võimalik administreerida. Või siis jõuame ikkagi tagasi sinna, et selle maksu kogumise eesmärk on riigi eelarvet kasvatada ja muud mitte midagi. Siis on kõik arusaadav. Ja see on üsna nii-öelda, ma ei taha öelda, et võigas, aga see on üsna niisugune karm valitsejate poolne nii-öelda maksustamine, sest sealt edasi on järgmine maks on hingamisele. Tead, ma ühe selles mõttes täpsustuse võib-olla või nagu lisamärkuse panen siia, et see sama aktsiis on ju, et ju aktsiisi eesmärk on kuidagi ohjeldada siis tarbimist, et me maksustame siis nii-öelda alkohoolseid jooke lisaks siis selle käibemaksule aktsiisiga, et vaatamata sellele, et meil on olnud vahepeal ka väga kõrge aktsiis, on ikkagi inimesed nii-öelda tarbivad ikkagi alkoholi ja paljud inimesed tarbivad ka liiga palju alkoholi. Et kui me selle paralleeli toome nii-öelda selle toidule juurde tagasi, et kui kalliks me peaksime siis selle halvast, liiga kõrgelt töödeldud toote või liiga maguse toote või liiga soolase toote või liiga rasvase toote, kui suur see maks peaks siis olema, et reaalselt inimesed, et see hakkab reaalselt inimeste käitumist mõjutama, et see on see küsimus. Ma ei tea, ma natukese tõmban pildi laiemaks, kui sobib, et minu hinnangul põllumajandustootmist siiski maksustatakse veel ja veel laiemalt. Ja me räägime maamaksust näiteks.
mis on tegelikult ju kinnisvaramaks täna, mis rakendub põhiliselt nii-öelda põllumajanduse ehk toidu tootmisele. Et sellega on koheldud seda põllumajandussektorit kohe nii-öelda kehvemini. Teine nii-öelda oluline asi on see, et kui tavaettevõtja juures on kõik tootmisvahendid on sul maksustatud käibemaksuga, trein Bolte, trei pingi ostan on käibemaksuga maksustatud asi, see käibemaks on mul tootmises nii-öelda sisend käibemaks, mille ma saan nii-öelda oma käibemaksubilansist nii-öelda maha arvestada, siis põllumehe põhitootmisvahend on maa, millel ei ole käibemaksu. Ma ei saa seda sisendit kuidagi rakendada, ehk kunstlikult on täna juba nii-öelda valitsus käe väga sügavalt põllumehe taskusse ajanud ja kohtleb meid natukese ebavõrdselt selles kontekstis. Ja kui me tuleme nüüd nende aktsiiside juurde, siis aktsiise väidetavalt kogutakse mingil konkreetsel eesmärgil, et lahendada mingisugust konkreetset probleemi. Ma jään üldiseks selle tõttu, et alkoholiaktsiisi väidetavalt kasutatakse sellest, et ravida inimeste alkoholi tarbimisest tekkinud haigusi. See on niisugune ilus jutt. Täpselt samamoodi kogutakse Eestis väidetavalt kütuseaktsiisi selleks, et maanteed korras hoida. Ja siin on selge loogika, eks ole, et põllumajanduskütusel aktsiisi ei rakendata, kuna traktorid sõidavad põllul ja teid ei lõhu sellisel määral. Kõik tundub ilus loogiline. Aga suhkruaktsiisiga ma ei oska öelda, mis probleemi me seal nii-öelda püüame lahendada sel juhul, et mis selle aktsiisi kogumise mõte on. Suitsetamisel on täpselt sama aktsiisi kogumise point, et inimeste tervist pärast ravida, mille nad suitsetamise kaudu nii-öelda endale probleemi tekitavad ja siis ise selle probleemiga kinni maksavad läbi aktsiisi. Et see maksupoliitiline niisugune muidu see ratsionaalne iva on minu arust olemas, aga nüüd nende muude maksudega ja võrdse kohtlemisega on Eesti Vabariigis minu hinnangul täiesti suur ja adekvaatne probleem. Ehk see toidu käibemaks on minu arust ebaproportsionaalselt kõrge läbi selle, et ma ei saa ka oma sisendeid tasakaalustada ja teiselt poolt on ka see nii-öelda täiendavate maksude kogumine tegelikult see, mille kaudu tahetakse ajada ikkagi käsi rohkem nii-öelda tarbija taskusse, et sealt rohkem raha riigikassasse viia. Kahjuks on nii. Just, aga nüüd olemegi jõudnud sujuvalt käibemaksu teemani, et Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Kaupmeeste Liit hiljuti esitasid ühise pöördumise Vabariigi valitsusele, mis ütleb, et käibemaksu langetamine põhitoiduainetele on hädavajalik, et hoida Eesti inimeste majanduslikku heaolu ja turvatunnet. Ja see on ka see, millele Andres sina viitasid, et eriti olukorras, kus toiduhinnad on kõrgemad, kui me oleme olnud harjunud pikka aega, võib-olla on aeg küsida, et mis väärtusi kannab siis põhitoiduainete maksustamine, et kas põhitoiduained või toit üldse peaks olema kõrgelt maksustatud või tegelikult meil võiks olla selline väärtus, et toit on madalalt maksustatud ja me maksustame siis teisi kaubagruppe. Aga seal on palju nüansse, et Andres, sa oled üks nendest ettevõtjatest, kes leiab, et käibemaksumäära langetamine lisaks sellele tarbija aspektile või argumendile, et see võiks aidata kaasa tegelikult ka meie toidutarneahelas tegutsevate ettevõtete konkurentsivõimele. Et ole hea, rääkis see mõttekäik lahti. See mõttekäik on, et kui te nii-öelda ükskõik mõtlevad inimesed, mõtlete, kuidas saab käibemaksu rakendada toiduainetele või käibemaksu alandust, siis seda ei ole ju võimalik nii teha, et leivatööstus toodab leivapäts läheb 24% käibemaksuga, jõuab kaupluse ukse taha ja järsku kaupluses me tõmbame selle siis nii-öelda, ma ei tea, 12, 13 või 9 peale. Et see ei ole ju võimalik, vähemalt tänaste käibemaksureeglite juures. Selle asemel tegelikult tuleks, või see käibemaksu rakendamise loogika või lisandväärtuse kasvu loogika on ju see, et kui teraviljale rakendatakse näiteks see sama alandatud käibemaksumäär, on ta siis 10 või 13 või 9%, see on nii-öelda valikute küsimus, siis see 9%, ma lihtsalt
kasutan näiteks seda või 10% käibemaks iseenesest hakkab alt otsast koos teraviljaga liikuma nii-öelda tarbija poole. Et ta toodetakse 10% käibemaksuga teravili, see läheb 10% käibemaksuga tööstusesse, tööstusest läheb ta 10% käibemaksuga edasi nii-öelda jahuv veskisse või veskist läheb ta leivatööstusesse, leivatööstusest läheb lõpuks kauplusesse. Igal pool selles ahelas tekib kõikide ettevõtjate juures nii-öelda käibemaksubilanss. See, mida ettevõtja peab arvestama, et mul on sisendkäibemaks ja müügikäibemaks ja nende kahe käibemaksu vahe ehk see lisandunud väärtus on ju tegelikult see, mida riik tahab endale saada. Ja nüüd on nagu see koht minu arust, kui sellisel kujul käibemaksu rakendatakse, et siis põllumehe juures muutub käibemaksubilanss oluliselt põllumehele sõbralikumaks. Ehk kui ma ostan traktori, kütuse, väetised, kõik ostan 24% käibemaksuga ja ma müün oma teravilja 10% käibemaksuga, siis tegelikult nende kahe nii-öelda sisend ja väljund käibemaksu vahe muutub minu jaoks positiivsemaks, ehk mulle jääb raha kätte. Olen enda ettevõtte kohta arvutanud, et minule jääks tõenäoliselt, kui on see 10% käibemaks või oli 13, ma ei mäleta, kumba ma arvutasin, aga ma mäletan, et see suurusjärk ettevõtte kohta oli umbes 30 000 eurot aastas. Ja 30 000 eurot aastas nii-öelda põllumajanduse kontekstis minu ettevõttel oleks tegelikult see summa, mis meil otsetoetuste vähendamisega eelmise reformi käigus nii-öelda ära võeti. Ehk iseenesest mulle tunduks üsna loogiline, et täna riik nii-öelda selle osa raha, mida ta juba ära võttis mult, kompenseerib teiselt poolt läbi selle sama käibemaksuskeemi. Ja nüüd tuleme tagasi selle juurde, et kui see käibemaks niimoodi liigub ettevõttest ettevõttesse, siis tegelikult võidab meil ka töötlev tööstus. Või võidab ka nii-öelda leivatööstus, võidab ka veski, sellepärast et nemad ostavad 10% käibemaksuga vilja sisse ja müüvad 10% käibemaksuga ju edasi, aga tal on täpselt samamoodi need muud sisendid, näiteks kas või sool, ja näiteks kas või mis iganes mutrid ja poldid, mis ta selle tööstuse käigus hoidmiseks kasutab, on ju kõik nii-öelda suure käibemaksuga, ehk siis ka tema käibemaksubilanss muutub nagu soodsamaks. Ja nüüd me võiksime nüüd see raske küsimus tegelikult on lõpuks see, et kas siis tarbija nagu võidab selle käibemaksu arvelt või ei võida. Ja väga raske on nagu 100% ütelda, et see käibemaks nüüd jõuab nii-öelda sealt alt nii-öelda lõplikult sinna nii-öelda tarbijani välja, kuigi ma usun, et see mõju on seal selgelt olemas. Aga teoreetiliselt see mõju lõpuks tarbija juures tekib sellest, et kogu ahelas olevad ettevõtjad, nii põllumees kui ka töötlev tööstus, nad muutuvad oma tegevuses konkurentsivõimelisemaks, sellepärast et nende kasumi tootlikkus kasvab vähemalt nende summade arvelt ja see lõppkokkuvõttes kanaliseerub sellena, et nad on võimelised oma toodet müüma teistsuguse hinnaga. Ja see avaldab tarbijale mõju. Ja nüüd veel üks aspekt, ja see aspekt puudutab näiteks Poola tooteid Eesti turul, kus on see käibemaks alandatud, siis Poola põllumehe konkurentsivõime on tänu alandatud käibemaksule ju täna kõrgem kui Eesti põllumehel, sest seal kompenseeritakse talle osa seda käibemaksu läbi alandatud määra ja meil seda ei tehta. Et see pilt on hästi kirju minu arvates, see, kuidas seda käibemaksu rakendatakse ja minu hinnangul on täna tegelikult Eesti riigi nii-öelda valitsejad on tegelikult Eesti põllumajandussektori kehvemasse konkurentsiolukorda sättinud kui meie nii-öelda Lääne-Euroopa teiste riikide põllumehed, kus on alandatud käibemaksumäär. Ma võib-olla selles mõttes lisan siia ühe argumendi veel, mida Andres võib-olla välja ei toonud, et on see nagu, see puudutab nii põllumajandustooteid kui eelkõige ka tööstuseid, et
üks kindel fakt on ju see, et ükskõik, kas uue tootega või uus ettevõtja, kes hakkab valmistama siis tooteid, et tema nii-öelda sisenemine turule toimub juba läbi ju kohaliku turu. Ehk et ta tuleb katsetama siis neid tooteid ikkagi nagu selles kohaliku tarbija peal. Et vähe on neid, kes toodavad või alustavad ettevõtlusega ja hakkavad nii-öelda toidutooteid tootma kohe siis eksportturgudele. Et mis see nagu argument siin ongi see, et kui sellel kas või väikel tootjal või suuremal tootjal, teemal on see sisenemisbarjäär juba oma turul juba suurem, sest midagi pole teha, meie oma Eesti toidutootjad üldjuhul on pisut kallimad versus siis imporditud toodetega. Ja kui see sisenemisbarjäär talle on juba natuke kõrgem, siis selge on see, et on ju oluline, kas kui sul see nii-öelda sisse turule sisenemine on keerulisem, sa hakkad kohe konkureerima nende toodetega, millel, nagu Andres siin välja tõi, nende sisend käibemaksu vahedega, ehk et tal on juba seal see soodustus olemas. Pluss siis see veel, et see tootmine üldjuhul siis sellistel suurtel turgudel ongi pisut odavam. Ehk et me nagu selles mõttes loome oma ettevõtetele juba selle stardipositsiooni nagu raskema. Ehk et selleks, et siis saavutada seda nagu mahtu, et siseneda ka eksportturgudele, ta peab selle mahu kõigepealt saavutama koduturul. Väga hea, aga Andres, sa tõid siia juba nagu 2 lisateemat, siis mulle tundub võrreldes nüüd selle üldise debatiga, mis siiamaani avalikkuses on käinud. Et sa tõid ühe konkreetse toote näite, et minu arust see avalik debatt nagu väga selgesõnaliselt ei räägi sellest toodete valikust, millele võiks seda rakendada, ja teine on, et see, milline on siis toote tarne või tootmisahel siin koha peal. Aga kuna sa tõid teravilja näite, siis mul on hea kohe küsida kiuslik küsimus, et väga vahva on seda näidet tuua teravilja tootja, veski, pagaritööstus, kauplus, tarbija. Aga teravili ei lähe käibesse ainult läbi veski ja pagaritööstuse. Et tegelikult on meil söödatööstus, meil on selline tore loomade grupp nagu teratoidulised, ehk meie sõbrad sead ja kanad, kus siis 60% tootmiskuludest tegelikult on ju sööt, millest 90% on teravili. Et kuidas sa näed, et kui nüüd päris nagu praktiliselt mõelda, et see tähendab, et meil tuleks tegelikult siis need tooteahelad lahti kirjutada, mõelda, et läbi, et teravili on meil teatud koondnomenklatuuri koodiga, millisteks toodetest ta muundub ahela järgmistes lülides, et see nagu päriselt töötaks, et me ei tekitaks olukorda, kus näiteks söödatööstus jääks sisendkäibemaksu määr on väiksem kui väljundkäibemaksu määr, ehk et me võime nagu tekitada, et kui me seal nagu tasakaalukalt ei lähene, et siis me võime tekitada tegelikult mingil ahela osale hoopis nagu negatiivse efekti. No ma arvan, et tegelikult ikkagi teravilja näitel mina teeks ka söödale. Et ega see peab ju kogu läbi ahela liikuma seesama ja seesama määr igal pool olema, et ükskõik on ta siis kana või sealiha nii-öelda tootmise juures või isegi tegelikult piirituse tootmise juures täpselt samamoodi, kus kasutatakse teravilja, nii et selles kontekstis ma arvan, et minu hinnangul ei ole midagi valesti, aga ega me ei ole tõesti nagu seda toodete nomenklatuuri nii-öelda läbi rääkinud, me ei ole isegi arutanud. Ja ma arvan, et puudu ongi nagu see koht, et keegi ei ole ka nii-öelda käibemaksu seaduse mõttes võtnud kunagi ette ja mõtelnud, et kuidas seda füüsiliselt oleks võimalik rakendada. Et see teeb kogu selle debati väga hägusaks. Aga nüüd tuleme tagasi, et mis tooted võiksid olla, siis minu hinnangul võiks need tooted olla Eestis põhiliselt toodetud tooted, et näiteks seesama teravili, piim, ja liha ka tõenäoliselt, et tegelikult siis jookseksid kõik need tooted tarbijale odavama nii-öelda tulemina ka lõpuni välja. Ja
kindlasti ma arvan, et näiteks igasugused aedviljad, kartulid, porgandid, kapsad, et seal on ahel ju palju lühem, väga suurt töötlemist seal vahel ei ole, välja arvatud võib-olla näiteks mingi Felix või Salvest, aga see loogika ikkagi töötab samamoodi, et kapsas kasvatatakse põllul, tal on väiksem käibemaks, sellega ta läheb tööstusesse, selle väiksema käibemaksuga müüakse ka see kapsasupp edasi sealt, mis purgis on. Nii et selles kontekstis ma ei näe, nagu loogika minu hinnangul töötab ikkagi läbi ahela ja seda ei ole võimalik rakendada niimoodi, et me ahela keskel kas siis tõstame käibemaksu või langetame seda meelevaldselt, et selline asi ei saa töötada. Ei tehniliselt ikka saab, aga... Ütleme jah, erinevaid lolle variante on veel tõenäoliselt, mis nagu tervele mõistusele ei allu, aga see ju kaotab igasuguse loogika selles maksupoliitika rakendamises ära. Ja see ongi nagu see sama koht, kus ma ütlesin, et need aktsiisimaksud oma algsel kujul olid ju disainitud mingit probleemi lahendama. See sama kütuseaktsiis on teede remontimise ja rajamise raha. See, et valitsus on täna selle võtnud oma nagu palgakulude katteks ja püüab automaksu kehtestada, see on lihtsalt järjekordne samm selleks, et röövida uuesti nii-öelda seda maksumaksjat nii-öelda täiendava koormisega. Kuigi me oleme juba kõrvamärgistanud selle raha omal ajal nii-öelda selle jaoks. Okei, ma saan aru, et sinu ettepanek on, et teravili, piim, liha, need aedviljad, meeli, tahad midagi lisada või maha võtta siit nimekirjast? Ei, ma kindlasti midagi maha ei tahaks võtta, et loomulikult kõige rohkem ju räägitakse seda, et me peaksime selle, kui me tahame selle käibemaksuga eelkõige siis saada seda riigieelarve tulu ja kuidagi siis toetada ka oma kohalikke ettevõtjaid, siis me peaksime vaatama neid toidugruppe, mida me reaalselt siis Eestisse kasvatama ja mida me ise kohapeal ka väga suuresti tarbime, et sellisel juhul oleks justkui nagu kõikidel sellest käibemaksust kasu. Nüüd loomulikult ääretult keeruline ongi siin see, et mida me siis lõpuks maksustame, et kui me võtame piima, et kas siis piimatoodete puhul, et kas me võtame siis absoluutselt kõik piimatooted, mis sisaldavad piima või mis sisaldavad 5% piima ja ülejäänud on muu, on ju. Et lõppkokkuvõttes, kui me hakkame kuidagi neid tooteid lahterdama, siis loomulikult hakkabki tekkima neid küsimusi, et kas see siis on et mis selles tootes on siis see põhitooraine ja mis asi siis on see põhikoostisosa ja nii edasi, et selles mõttes ma saan nagu riigi seisukohast ka aru sellest, et väga lihtne on see 24% kõigil ühtemoodi ja ei pea keegi arvutama, et kas on see sisend käibemaksu, kes see siis on lõpuks ka suurem kasusaaja, kes on vähem kasusaaja, kus see riik siis nagu nii-öelda, et jumala pärast veel keegi ei petaks ka, on ju. Nii et selles mõttes ta on nagu keeruline siis üheselt kõik ja arusaadavalt seda nii-öelda maksu siis soodustust või käibemaksu soodustust siis kehtestada. Aga ma ikkagi ütleks selles mõttes, et faktina, et tulles taas nüüd selle tervislikkuse komponendi juurde, et paneme siis sellele mitte 24% selle toidu käibemaksul, paneme lausa 100%, et siis inimesed söövad vähem ja siis nad justkui nagu tervislikumalt siis saavad siis hakkama või et see ei ole ju ka nagu õige, et täna me ju näeme, et see 24% käibemaksu tarbijale on ilmselgelt suur ja inimesed ei saa enam hakkama sellise igapäevaste toimetulekutega ja kahjuks mis me ka nagu selles mõttes tervise seisukohalt näeme, et inimestel pole aga aega siis nagu valmistada seda toitu nendest tervislikest toodetest või et sa siis ostadki neid tooteid, mis ei ole töödeldud ja tarbidki rohkem aiandussaaduseid ja vähem siis tõesti sellised ultra töödeldud tooteid, mis on liiga siis rasvarikkad või soolased.
et jah, et selles mõttes on keeruline siin välja tuua neid gruppe, et sa rääkisid siin teraviljast, ega midagi pole teha, teatud krõbinad, mis on väga maitsvad, on ka teraviljast valmistud, et kas nemad siis peaksid olema ka siis need soodustuskäibemaksuga, et siin tekib alati see küsimus, et kui me hakkame midagi lahterdama, et kuhu maani me siis nagu lahterdame. Aga mis selle hea maitse annab? Kas suhkur või rasv? Mõlemad on olulised. Kõik annavad. Et minu mälus on lihtsalt ameeriklased omal ajal ütlesid, et kui mingi asi on suhkruvaba või rasvavaba, siis ta reeglina on ka maitsevaba, nii et see on niisugune reaalsus, ma arvan. Ja millegi pärast on ju ka, et kui me kodus süüa teeme, siis soolasele toidule pannakse alati suhkrut ja magusele toidule pannakse alati soola ka natukene. Aga selleks, et nüüd see meie väike arutelu kokku tõmmata, et ma teen siis siit sellised väikesed järeldused. Et kindlasti nagu tarbijate vaatest on toiduainete käibemaksu alandamine vajalik ja teretulnud. Et väga vajalik. Toit on täna Eesti ühiskonnas liiga kallis, väga paljude jaoks. Aga me peaksime seal vaatama natukene võib-olla laiema või strateegilisema pilguga, kuidas me läheneme sellele ja mõtlema ka sellele, et millised kohalikud tarne- ja väärtusahelad on teatud toidugruppide taga ja väga hoolikalt valima, et millistele toodetele seda käibemaksu siis vähendada, juhul kui et see nagu nende toimivate tarneahelate konkurentsivõimet ka kasvataks, et seal on ka nagu läbi selle majanduse stimuleerimisele positiivne mõju. Ja loodame, et see debatt siis muutub selles osas nagu sisukamaks või kaasavamaks, et seal on kindlasti seda mõtlemisainet palju, et tuleb toodete mõttes minna päris täpseks ja see väga-väga pikk nomenklatuur läbi töötada. Ja kindlasti, et selles mõttes, et mida mina nagu näen, et ega meil ei olegi sellist avatud debatti, et meil ei ole ka nagu avatud arvutusi tehtud, et me räägimegi lihtsalt sellest, et kas siis alandada ja ka täpselt, et mis on siis see eesmärk ja millised need mehhanismid on, et ega selle üle ju väga nagu arutletud ei ole. Ja samamoodi ei ole ka arutatud selles mõttes kogu selle tervislikkuse maksustamise osas, et võib-olla on siiski mingisugused tegevused olulisemad ja võib-olla ka efektiivsemad kui ainult, et hirmsasti maksustada ja siis oodata, et inimesed teevad siis nagu paremaid valikuid, et võib-olla on need käitumisharjumised, mida me siiski peaksime muutma. Nii, Andres, tahad lõpetuseks? Väga palju ei ole enam lisada, et ma arvan, et me ühe asja jätsime nagu kahe silma vahele veel tegelikult. Ja me jätsime toidukaupad jätsime nagu kahe silma vahele. Ja tegelikult kui eestimaine mingi kaupluse letil on alandatud käibemaksumääraga, siis tegelikult ka imporditud sama kaup peab olema samamoodi koheldud. Et see on ka alandatud käibemaksumääraga sel juhul, mis tegelikult tähendab seda, et ka see osa toiduainetest muutub natukese soodsamaks Eestis. Et inimesed igal juhul minu arvates võidavad sellest käibemaksu alandusest ja ma arvan, et selles raamis tasuks igal juhul arutada seda teemat vähemalt, et mismoodi see mõjub ja kes siis võidavad, mis see võit meile kaasa võib tuua, kui konkurentsivõimeliseks meie ettevõtlus siis võiks muutuda, kas meil on mingisuguseid muid tulemeid selle sama asja juures. Need on kõik niisugused kaasnevad küsimused, millega tegelikult keegi täna ei taha tegeleda, et me oleme niisugused palun vabandust, aga Rahandusministeeriumi vaates me oleme üsna nagu püüame hoida ennast pimedatena, et me üldse nagu ei lasku sellesse debatti, mis meile tegelikult võib-olla valgust natukese sellesse protsessi näitaks. Aga hea uudis on see, et parlamendi valimised on 1,5 aasta pärast, teemasid on vaja ja kindlasti see debatt jätkub. Meil on õnneks aega natuke veel vaielda. Ja kui inimesed tegelikult tahavad, siis, ja tõenäoliselt nad tahavad, kui nüüd seda väikest petitsiooni võtta, et siis ju see sai väga palju hääli seal süsteemis, mis iganes ta oli üle 90,000
midagi niisugust, et see näitab ikkagi, et üsna olulise teemaga on tegu ja kui inimesed selle tõstavad enne Riigikogu valimisi, siis on ka lootust, et sellele küsimusele nii-öelda tähelepanu pööratakse. Just, jääme siis ootame edasisi arenguid. Aitäh teile! Aitäh! Aitäh!